Uus kuu, uus statistika ja oleme jõudnud taas Nordauto salongi koos autoportaali jaanuari müüginumbritega. Selge on see, et domineerivad jaapanlased ja sakslased ning müüginumbrid võrreldes eelmise aastaga on üleval lausa 83%. Aga ennem tasub süveneda, mida need numbrid tegelikult tähendavad ja me seda veel ei tea. Selle asemel, et rääkida jälle mustmetallik diisel igavast Passatist, räägime hoopis mustast elektrilisest Kiast. Mustad vakstusistmed jätavad sellest Kiast igatahes vähemalt sama hea mulje, nagu on Passat. Kia istub automüügi statistikas kuskil keskel, kohe peale sakslaseid ja jaapanlasi. Ja vaadates seda hinnanumbrit, siis sul ongi tegelikult hea valik, kas sa lähed ostad 40 000 eest omale keskklassi auto või võtad 4-veolise EV6. Kui enamikel autodel on 2 aastat garantiid, siis Kial on 7. See 2 aastat sõitnud auto on veel 5-aastase garantiiga. Olles pikemat kasvu, manuaalistmed on teema. Elektrilises EV6 on mul reaalselt pealaes siin on mul ruumi, tead niimoodi, et ma ei ulata isegi roolini mitte. Aga elektriautost võib ma natukene alatu rääkida peale jaanuari arve saamist ja ootusärevuses, mis tuleb veebruaris. Kui kodus laed, on elektriautoga umbes 4 korda odavam sõita kui diisliga. See tähendab, et 100 kilomeetri hinnaks on suurusjärk 4 eurot. Kia EV6-ga saab sõita ideaalsetes tingimustes 400-500 kilomeetrit. Talvel, eks kes elektriautot on kaalunud, teab, et kulud on mõnevõrra suuremad. Aga sa lased ta kodus äpis soojaks, seesugu ulusid väga palju ei tõsta ja 250-300 kilomeetrit võiks selle autoga olla igati läbitav distants. Elektriautot ei ole mõistlik omada, kui sa kodus ei saa laadida, sest laadides avalikus punktis esiteks on hind umbes sama nagu diiselauto puhul ja teiseks on see, et see võtab faktiliselt natuke kauem aega. Kui sul on vaja palju sõita, vaata diislit, kui sa sõidad iga päev üsna sarnast rutiini, mingisugune 100-150 kilomeetrit, siis elektriauto on ülimõistlik, mugav, vaikne ja hea valik. Tänases autoportaali statistikaloos ei räägime kabriolettidest ega saksa autodest, vaid hoopis sellest Land Cruiserist, mis seal statistikas ei ole, küll aga on Toyota. Miks just Land Cruiser? See on 2023 aasta auto ja maksab 60 000, ilmselt sama palju või rohkem kui salongist tulles. Aga seda Land Cruiserit sa enam osta mujalt, kui kasutatud autode platsilt ei saa. Ja mis siis, kui ei ole saada? See konkreetne auto on ruumikas, sõitnud ainult 60 000 ja automüüja sõnul on sellel päris mitu kosilast. Toyota Land Cruiser on suur, ruumikas, hästi varustatud ja sellega on sõita nagu veoautoga. Liiga luksuslik ta ei ole, aga ta tuntud just oma töökindluse poolest. Selle auto võib-olla kõige suuremaks probleemiks on see, et ta on nii suur ja raske ja see lõhub seda autot rohkem kui mingid puudujäägid. Täpsemat statistikat mine vaata ikka autoportaalist ja mina ootan põnevusega järgmist kuud, et näha, kas inimesed panevad oma raha elektri maksmisele või ostavad hoopis uue auto.